Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin mõõkade 2-ga, mis tähendab valikut, et teil tuleb valida. Kõrval on seal kohe müntide rüütel tuleb uudistega. Ja kuna ta on müntide rüütel, siis ta tuleb mingisuguste rahauudistega, mingite äriprojektidega, ta toob teile mingisugused pakkumised, telefon heliseb, keegi pakub midagi, et kas sa tahad ka osa võtta sellest, et me siin praegu paneme meeskonda kokku, hakkame midagi tegema, või tuleb teile endal mõni hea idee. Aga valik tuleks nagu teha ja teil selle valiku tegemisega on sellel nädalal nagu raskused. Ma näen siin sellist magamata ööd. See on see mõõkade kaart, kus see tüdruk seal leba peal magada ta ei saa. See mõõkade 9. Mõõkade 9 tähendab ülemõtlemist. Et unetud tööd, pea on mõtteid täis, aga õiget lahendust ei tule. Siin tuleks nagu juhinduda sellest Eesti vanasõnast, et hommik on õhtust targem. Et püüdke magada, ärge nagu mõelge üle, sest seal kõrval nüüd edasi tuleb teile sauade rüütel. Sauade rüütel on täis tahtmist ja hakkamist, peale hakkamist. Tema tahab tegutseda. Tema ei saa üldse aru, mida teie seal kaalusite, mida teie seal mõtlesite, miks me juba peale ei hakka. See on tema moto. Ja edasi tuleb siit kohe müntide 3. Müntide 3 näitabki töö tegemist. Et ju te siis ikkagi otsustate tööd tegema hakata ka selle uue projektiga. Et kas alustada, et eks siis kui te alustate näiteks uue projektiga, mis iganes see siis on see mõni materiaalne asi, on see mingisugune äriprojekt või on see võib-olla teie isikliku elu projekt, võib-olla hakkate hoopis remonti tegema kodus, et siis tulebki kindlasti alguses selle käima lükkamiseks natuke tööd teha ja paberil planeerida. Et see müntide 3 ongi siin selline, tema teeb siin plaani, kirjutab endale seda äriplaani, kuidas seda kõige parem oleks nagu teostada, seda uut ja huvitavat ideed nagu teoks teha. Edasi tuleb mõõdukuse kaart ja mõõdukuse kaart soovitab alati jääda mõõdukaks. Jääda mõõdukaks töö tegemisega, et ei ole vaja tööga üle pingutada, jääda mõõdukaks ka võib-olla puhkamisega, sest puhkamisega võime me ka nagu vähekene üle pingutada, kui me liiga lõdvalt võtame. Ja siis ongi nagu see, et viimane kaart on siin müntide 9. Müntide 9 räägib sellest, et aeg on saaki koristada. Te olete tublilt teinud tööd. See pole teie esimene projekt, et ilmselt mingi varem alustatud projekt kannab lõpuks vilja. Ja kas uuega alustada või mitte, ju siis see hommik toob teile ka selle tarkuse. Ja kui alustate, siis tehke korralik paberitöö, et pange asjad kõik punktid, plussid, miinused, pange paberi peale. Olenemata sellest, et see sauade rüütel teil tagant kihutab, et hakkame pihta, teeme ära, mis te seal vahite ja ootate, ammu on aeg tegutseda, et teie võtke ikkagi nagu rahulikult aega selle projekti vaagimiseks. Et ärge tormake, kui mõõdukas on välja tulnud, ärge tormake kohe sinna kallale. Ja nautige siis neid vilju, mis teie eelmised projektid sisse toovad või mis teie, mida te sealt võite noppida. Et müntide 9 seda tähendab, et on kõik nagu hästi ja võite rahulikult oma laeva juhtida. See kaart ise ütlebki nii, et teie olete oma laeva kapten, küürite tekki ja juhite laeva. Ja oma elu ja oma elu laeva saategi ainult teie juhtida. Et ärge laske siis ennast segada, tehke korralik projekt, ärge üle pingutage, mõelge asjad rahulikult läbi ja siis tuleb ka tulemus suurepärane. Et soovin teile sellist tegusat nädalat. Ärge laske igasugustel muremõtetel enda ööund röövida. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.